Tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Ekspert eetris. Mina olen Katariina Mürk ja minuga on täna siin laste õiguste ja huvikaitse lektor Rafaela Lehtme. Tere! Tere! Vahepeal on tekkinud ka meedias kõrvu selline uus väljend, vähemalt minu jaoks, nagu linnupesa vanemlus. Kas see on üldse uus teema ja mida see endast kujutab? Uus on hästi suhteline mõiste, et võib-olla kui rääkida sellest, mis see on, peaks võib-olla rääkima ka sellest, kus see alguse on saanud. Et praegu paraku ühiskonnas väga palju on seda, et vanemad lähevad lahku ja pered lagunevad ja siis on üsna tavapärane see, et kui mõlemad vanemad tahavad jääda lapse ellu osaliseks, siis need lapsed hakkavad rändama kahe kodu vahelt. Ja see on väga hea lahendus, et mõlemad vanemad jäävad lapse ellu ja see on üks põhilisi kaitsefaktoreid, mis kaitseb nende negatiivsete muutuste eest, mis lahutus kaasa toob. Aga samas nii lapsed kui vanemad, kui spetsialistid on üsna palju märganud seda, et see kolimine osadele lastele on väga koormav ja sealt ongi välja kasvanud selline uus lahendus, et lapsed jäävad ühte koju elama ja edasi-tagasi rändama hakkavad hoopis vanemad, et vanemad võtavad nagu selle vastutuse enda peale. Selline lühidalt öeldes. Nii et selline linnupesa vanemlus võiks aitata lapsel näiteks seda kodutunde võimalust või seda tunnet päriselt alles jätta siis, kui vanemad on lahku läinud, et kui laps rändab näiteks, siis võib-olla tal ei tekigi sellist tunnet, et tal on kodu, et ta on selline rännumees hoopis. Ja tegelikult neid uurimusi rahvusvaheliselt ja ka pikaajalisi uurimusi just nende koliva eluviisiga lastega on päris palju tehtud ja ongi see välja tulnud, et laste endi tagasiside ongi olnud see, et mul on ema kodu ja isa kodu, aga mul nagu kodu polegi või et see pidev pakkimine on hästi kurnav. Ja veel, miks linnupesa hooldust on nüüd pered hakanud kasutama, ongi see, et see tagab lapsele selle stabiilsuse, et lahutus toob niigi väga palju erinevaid muutusi kaasa ja selle kolimise kuidagi need kohanemisprobleemid nagu võimenduvad, et sa oledki nagu pidevas kohanemiste tsüklis, et sa ei saagi nagu sellest välja. Kusjuures iga juhtum on erinev ja on lapsi, kellele see väga hästi sobib. Selline rändamine, see ei ole kurnav. On neid, kes saavad hakkama ja siis on neid, kes tõesti ütlevad, et ma tõesti armastan nii oma ema kui isa, ma ei suuda kolida. Et iga juhtum on erinev. Aga linnupesa mõte ongi just see, et lapsele jääb see stabiilsus, üks kodu ja samas jääb ka võimalus elada igapäevaelu mõlema vanemaga. Mõlemal vanemal on võimalus olla lapsega selles kohas, kus lapsel on kõige parem. Et see on alguse saanud nagu sellest lapse heaolust, et kuidas oleks lapsel kõige parem, aga samas, kui ma nüüd läheksin oma selle uurimuse juurde, siis mis sealt välja tuli, et tegelikult on väga selline nagu suhetele keskenduv lahendus, et sealt päris palju tuli välja ka vanematele endile positiivseid asju, et see suurendas ka vanemate vahelist võrdsustunnet, et ühest küljest lastel endil oli sellist lojaalsuskonflikti laadseid dilemmasid palju vähem, et
et nad ei olnud sunnitud nagu valima kodude vahel ja vanemate vahel. See valik ei peagi alati olema nagu selgesõnaline, aga tihti see on selline emotsionaalne tunne ka, et ma justkui peaksin valima. Et nendel lastel oli seda, ei olnud lojaalsuskonflikti probleeme nii palju ja ka vanemate vahel oli selline võrdsem tunne, et me mõlemad saame olla seal, kus lapse jaoks on tema kodu. Nii et see võiks olla siis üks variant nendest jagatud vanemluse siis eluvõimalustest, mis kõige enam selle lapse kogemusega just arvestab. Et ja, et võib-olla ma ütleks niimoodi, et kui pere laguneb, kui vanemad lähevad lahku, et siis esimene küsimus ei olegi see, et milline elukorraldus valida lapsele või meile. Et esimene küsimus on ikkagi see, et kas me suudame panna need erimeelsused ja konfliktid niimoodi kõrvale, et me suudame teha jagatud vanemlust ja jagatud vanemlust ei tähenda seda, et on 50-50, et vahel ma nagu näinud seda, et öeldakse 50-50 ja see on hirmutav. Aga see mõte selle taga lihtsalt see on see, et mõlemal vanemal on võimalus ja õigus olla oma lapsega ja lapsel on ka see selline kindlustunne ja teadmine, et see on okei, kui ma armastan oma mõlemat vanemat. Et seda sellist vanemate vahelist kiusu ja manipuleerimist, et mina või tema, et seda paraku on hästi palju ühiskonnas. Et võib-olla esimene küsimus ei olegi see elukorraldus, vaid see, et kas me suudame panna oma erimeelsused kõrvale. Et võib-olla jagatud vanemluse puhul ma ütleksingi seda, et siin on hästi palju nagu väärarusaami, et kui vanemate vahel on konflikt, et siis jagatud vanemlus ei sobi, et see kindlasti ei ole nii. Et kui me jätame tõesti kõrvale need vägivallajuhtumid, kus üks vanem selgelt on lapsele ohtlik, siis mõõdus, kas konflikt on okei, et kui kõik oleks väga tore, siis ei mindakski ju lahku. Et kindlasti ei ole nii, et konflikti puhul jagatud vanemlus ei sobi ja kindlasti ei ole nii, et ema on tähtsam kui isa. Et lapsele peab jääma võimalus mõlema vanemaga olla, kui see on turvaline talle. Kuigi meediakajastus sellise vanemluse siis stiili kohta on pigem üleüldse maailmas ja Eestis eriti väga-väga väike, siis sinu uurimustöö puhul, kui palju on neid peresid, kes on sellega näiteks pikemaajaliselt juba praegu tegelenud? Linnupesaga siis? Yeah. Ja no vot seda statistikat, eks ole, on väga raske saada, seda statistikat ka ei ole, seda ei ole ka rahvusvaheliselt, et lihtsalt näha on, et sellist vaikset jagatud vanemluse kasvu ühiskondades ja aina rohkem nagu mõistetakse seda, et see on lapsele vajalik ja seoses sellega kasvavad ka kõik erinevad lahendused ja linnupesa on üks lahendus seal, et kui ma seal kuskil 8-9 aastat tagasi seda teemat hakkasin uurima, siis oli neid väga raske leida neid peresid ja ma alustasin lastekaitsetöötajate uurimisest ja siis nendest spetsialistidest tol ajal keegi ei olnud ka seda isegi kuulnud, tulid ka mingid üksikud juhtumid seal, et vist kuskil koolitusel räägiti. Aga kõik need spetsialistid, mida nad rõhutasid, olid see, et nad ei teadnud seda mudelit ja tollal see termin ei olnud ka eesti keeles üldse kasutuses. Aga kui nad aru said, millest jutt käib, siis nad ütlesid, et me räägime seda iga päev vanematele, et kas sina tahaksid niimoodi rännata. Et just, et nad olid kasutanud seda oma vanemate või need vanemad, keda nad püüdsid siis nõustada, aidata, kasutanud nagu mõttemänguna. Et panna nagu vanemaid lapse kesksemalt mõtlema, et võib-olla mitte seda suhtluskorra puhul nii
pilli lõhki ajada ja et see on aidanud vanematel, ma saan aru, ise oma konflikti võib-olla kõrvale panna ja lapse selle suhte keskmesse nüüd seada, et koos ei suudetud edasi minna, aga ma saan aru, et see on üks variant, mis aitab seda vastastikust lugupidamist hoida ja selle keskele jääb siiski laps, kes saab nüüd mõlema vanemaga selle kodutunde kätte, et ma saan aru, et tegelikult linnupesa siis vanemluse puhul on väga selline võtmesõnaga kodutunne, et mida see täpsemalt siin loos võiks sümboliseerida lapse perspektiivist? Ja nendel lastel, kellega mina sain rääkida, kes olid tõesti linnupesas siis kasvanud seal 6 aastat, 8 aastat, mitmel perel 3. aasta jooksis, et nendel oli hästi tugev selline see oma kodutunne ja nad võtsid hästi ägedalt nagu ise ka kodu eest vastutust, et nad tundsid, et see on minu kodu ja et ma olen nagu kuulnud kriitikat, et tihti on nagu mure, et aga kas siis lapsed hakkavad see bossi mängima seal kodus, et mitte ühegi pere puhul, ei need, kus ma vanemaid intervjueerisin või lapsi, nagu midagi sellist nagu välja ei tulnud, sest tegelikult vanem on ju ka alati seal, et tegelikult see, et laps on kogu aeg seal, ei tähenda, et vanemat ei oleks, lihtsalt lapsel on võimalus olla mõlema vanemaga. Et kui ma varem mainisin, et see ei ole ainult lapse heaolu jaoks suurepärane lahendus, siis oligi, mida vanemad ise nagu esile tõid, oligi see, et see suurendab nende omavahelist võrdsust ja kuigi see võib olla emotsionaalselt raske sinna samasse koju nagu tagasi minna, et see lahendus nagu sundis neid ka läbi protsessi neid raskeid tundeid ja kokkuvõttes oli see nagu üleüldiselt kasulik. Ja võib-olla mida lapsed veel nagu rõhutasid, mis oli hästi-hästi armas, et nad olid hästi tänulikud oma vanematele, et vanemad niimoodi olid otsustanud, et laste jutust jäi kuidagi kõlama see, et hoolimata sellest, et vanemad läksid lahku, et meie saime ikkagi nagu perena koos kasvada, et meie lapsepõlv nagu pikendati. Et me saime ikkagi õdede-vendadega nagu koos kasvada ühes kodus. Ma saan aru, et selle variandi puhul siis on ka selline laste kogemuse puhul üks oluline sõna iseseisvus. Kuidas selline süsteem võiks seda lapse iseseisvust kasvatada, kui tegelikult tundub, et üksi nad kodus ei olegi, et kas on isa kodus või on ema kodus? Ja, et ma kõigepealt integreerisin vanemaid ja siis see on pikk protsess, et siis kui sai lõpuks selle vanemate artikli ka välja ja siis paar aastat hiljem jõudsid selleni, et küsitlesin ka neid lapsi, siis vanemad rõhutasid selle linnupesa juures just seda, et see annab lastele selle turvatunde, et kaitseb lapsi selle eest, et kogu elu pöörataks nagu segi ja vanemad rõhutasid ja laste kogemust nagu kajastas ka seda lastelt ma sain nagu samasugust tagasisidet, et see füüsiline kodus see on midagi rohkemat kui lihtsalt füüsiline ruum. Et see füüsiline, stabiilne oma kodu, see annabki ka emotsionaalse heaolu. Et see ei ole ainult tuba ja asjad, et see on midagi palju rohkemat, et see annabki sulle selle turvatunde. Aga nüüd, kui sa küsisid selle iseseisvuse kohta, siis oli väga-väga huvitav see, et kui vanemad rõhutasid seda lapse turvatunnet, mis ongi üks number 1 asi, miks linnupesa üldse alguse on saanud. Siis lapsed tõid just välja väga huvitavalt seda, kuidas see on neid teinud hästi iseseisvaks. Et
nendel on vabadus ise otsustada, oma aega planeerida, et nad ei sõltu sellest, kuidas vanemad on jaganud selle aja, et kes on millal lastega, et tema saab ikkagi ise planeerida, millal ta kuhu läheb. Et nad olid sellised hästi küpse mõtlemisega noored olid ja samas ka väiksemad lapsed, seal lastelapsedki rääkisid suht sarnaselt, et mida, kuidas ta kõik saab juba ise korraldada ja teha. Et kindlasti me saame öelda, et need lapsed, kes hakkavad 2 kodu vahel liikuma, nemad ka iseseisvad ja nad peavad väga ruttu saama iseseisvateks ja täiskasvanuteks tihti. Aga nagu olemuslikult see iseseisvus on nagu erinev, et ühel on selline, ta saab välisel sunnil iseseisvaks, aga nendel noortel oli just see, et tal oli vabadus nagu keskenduda sellele, mis on talle oluline. Ja nad tõesti, sellest ma juba rääkisin, aga nad võtsid väga vastutuse selle kodu ees, see oli nende kodu, nad hoidsid seda korras ja nad said oma aega väga niimoodi ise otsustada ja kõik koristamised, pesupesemised, söögi tegemised, aga ka see, et sõpradega suhtlemised ja koolis käimised ja kõik, et väga huvitavalt oli nende kogemused tõesti. Kas ma saan õigesti aru, et need noored võisid siis midagi sellist tunda, et kui ta läheb nüüd sõpradega välja või kinno, siis see ei tule sellest ajast, kui ta on selle vanemaga, keda ta näiteks vähem näeb. Et iga kord, kui ta käib väljas, tal ei ole sellist tunnet, et ta läks nüüd näiteks emaga olemise ajast. Et kui ta läheb koju, tal on endiselt see ema seal, tal on see isa seal või ükskõik kes, kellega ta saab siis ikkagi edasi olla. Kas see võiks olla see turvatunde mõte siin? Ja muidugi, eks see ongi, et mida täpselt võib-olla iga juhtum on nii erinev ja mida ma ei taha nagu kellelegi nagu sõnu suhu panna, aga tõesti need lapsed väga tihti võrdlesid ennast ka oma kolivate sõpradega ja leidsid, et nad ei tahaks niimoodi elada just, et ma saan, et mul ei ole seda ja oli päris mitmeid noori, kellel oli endal ka see varasem see kolimiskogemus, et ta oskas ka oma varasema kogemusega võrrelda, et just see praktiline mugavus, et ma ei pea sõpradele midagi ära ütlema, et ma ei saa, ma olen seal teises kohas, et see elukorraldus lihtsalt on niivõrd palju lihtsam. Aga jah, see oma kodutunne, see kõlas küll hästi tugevalt. Aga kui on nüüd peres juhtunud selline tegelikult väga kurb sündmus, vanemad on mingil põhjusel lahku läinud, kas oskad öelda mingi sellise võib-olla praktilisema nõuande, et kuidas võiksid vanemad otsustada, mis see variant on ja kas see linnupesa siis meetod võiks nende perele sobida? Et siin on kindlasti see, et iga juhtum on erinev ja iga pere peab leidma selle lahenduse, mis nendel just kõige paremini sobib. Ja väga oluline on, et ükskõik, kes siis jääb kolima, kas laps või vanem, et mugavad lahendused sellele kolivale osapoolel. Aga iga juhtum on erinev ja ma ütlesin ka seal oma töös välja hästi selgelt selle, et mina ei pane mitte mingisuguseid kriteeriume, et kellele see võib sobida ja kellele mitte. Et ja saab tuua väga palju välja nagu neid asju, mis lihtsustaksid linnupesa, et kui vanemate vahel on selline austav, lugupidav suhtumine, kui on sõbralik läbisaamine, kui see konflikt ei ole väga terav, eks ole. Aga siin ei saa panna mingit konkreetset kriteeriumit sellepärast, et see on väga subjektiivne, mida keegi peab heaks läbisaamiseks ja mis on kus on kellegi piir mingisuguses, et need vanemad, kellega minul õnnestus rääkida, nad olid tõesti imelised nagu
väga suure hingega, väga mõistvad ja nad ei vajanud selliseid mingeid kokkuleppeid, et nad tõesti olidki teisega arvestavad. Ja muidugi see tuleb kasuks, aga samas ma olen kuulnud ka lugusid, kus see võib väga hästi toimida ka siis, kui just nimelt on see konflikt terav, sellepärast et see suurendab vanemate-vahelist võrdsustunnet, et me saame mõlemad olla samas kohas lapsega. See vähendab ka neid kokkupuutepunkte, kus oleks vaja üldse last kuskil nagu üle anda, et ta võib sobida ja ta ei pruugi sobida, et ma võib-olla juba ütlesin seda mõtet, aga kõige olulisem ongi see, et see elukorralduse valik ei ole esimene küsimus. Et kui on see, et me ei suuda koos enam elada, siis on esimene küsimus on see, et kas me suudame teha jagatud vanemlust, mis tähendab seda, et ma ei võta lapselt õigust ja võimalust armastada ka mu ekspartneri. Aitäh sulle, Rafaela, ja aitäh meie kallitele kuulajatele ja vaatajatele. Teiega kohtume juba järgmises saates.